Läks. Tere õhtust! Orientalistika ringis on täna külas Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel, kes räägib portselanist Hiina ajaloos ja sellega seonduvalt ka poliitikast, kaubandusest ja esteetikast. Ma soovin teile head kuulamist. Aitäh kutsumast. Tere õhtust. Kõigepealt paar korralduslikku tähelepanekut. Esiteks see, et ma räägin teiega küll videosilla vahendusel, aga siin ruumis on minuga veel inimesi, kui ma vaatan mujale, siis ma vaatan neile otsa ja loodan nendega suhelda ja loodan ka teiega suhelda. Minu loeng kestab umbes tund aega, võib-olla pisut üle. Seejärel on teil kõigil võimalus esitada küsimusi. Veel üks korralduslik tähelepanek. Ma jätan erandkorras oma telefoni sisse. Kui see heliseb, siis see tähendab seda, et minu naine hakkab sünnitama ja ma pean eeskujulikult loomulikult loengu lõpuni ja lahkun seejärel. Lisaks veel nii palju, et natukene selle teema taustast. Need, kes mind teavad, ilmselt ei tea mind kui Hiina keraamika või Hiina portselani eksperti ja seda ma ka ei ole. Ma ei ole hoidnud oma sõprade eest varjul oma akadeemilist tausta. Ma endiselt teenin leiba Hiina poliitika ja ühiskonna uurijana. Küll aga Hiina portselan on mulle huvi pakkunud ju pikka aega. Ja seetõttu pöördus minu poole eelmisel suvel Greta Koppel Mikkeli muuseumist, kes kutsus mind vaatama Mikkeli muuseumi Hiina keraamiku Ida-Aasia keraamika kollektsiooni. Ja tuleb välja, et see keraamika kollektsioon, tegelikult mitte ainult Mikkeli keraamika kollektsioon, vaid kogu Eesti kunstimuuseumi keraamika kollektsioon mis puudutab siis Ida-Aasiat, on läbi uurimata ja suuresti kaardistamata. Ja sellest hakkas siis meie jutulõng veerema ja jõudis nii kaugele, et mõned kuud tagasi ma pidasin siis esimese loengu Mikkeli muuseumi Ida-Aasia, eelkõige Hiina portselanidest. Ja loodetavasti kasvab sellest välja mitte ainult siis 2 loengut, üks siis mõned kuud tagasi ja teine nüüd, aga pikem koostöö, kus me saame seda keraamikakollektsiooni nii-öelda päriselt uurima hakata. Et täna on siis sellised esialgsed märkused ja tähelepanekud Mikkeli kogu kohta. Niisiis on tänase ettekande või loengu üks aluseid portselan Hiina ajaloos ja teine sammas, millele ma toetun, on siis, või millest ma lähtun, on Mikkeli kogu ja ma püüangi rääkida teile Hiina portselanist läbi aja, tuues näiteid Mikkeli muuseumi kogudest. Nii et ma osutan kindlasti nendele piltidele, kus kohas te näete Mikkeli muuseumi keraamikat ja kus te näete muid pilte. Aga hakkame siis peale. Ma palun, kui kellelgi on nüüd mikker sisse jäänud, pange palun teie oma mikrit kinni, sest muidu ma kuulen enda häält kajana vastu. Aitäh. Nii, Hiina keraamika ajalugu jaotatakse dünastiateks, nii nagu Hiina ajalugu üldse. Ajalugu perioodiseeritakse dünastiatena. Läänes on rohkem tavaks ajastutena, nagu näiteks keskaeg ja uusaeg, eks ole. Hiinas kasutatakse rohkem sellist Hiina enda lähenemist, mille põhiraamistuseks on erinevad dünastiad.
Ja siin te näete enda ees siis alates Tangi dünastiast kuni Qingi dünastiani erinevaid keraamika stiile. Loomulikult Hiina keraamika ulatub palju kaugemale tagasi kui Tangi dünastia. Hiina keraamika on üldse üks vanemaid, aga keraamika tekkis või keraamika avastati erinevates maailma nurkades paralleelselt. Nii et ei saa rääkida ühe keraamika avastuse laienemisest üle maailma. Aga kui me räägime Hiina portselanist, siis me palju Tangi dünastia ajast kaugemale minevikku minna ei saa. Õigupoolest ei saa me rääkida päris portselanist üldse enne Yuan'i või ütleme Lõunasongi dünastiat ja Yuan'i Songi dünastiat. Ometi mingisugune eellugu on tarvilik. Ja sellest siis ma teile räägin ka. Teine tähelepanek nüüd siis selle üldise raamistuse juurde, et kui te vaatate seda kena ajaloolist telge ja panete tähele, et kõik need keraamikastiilid erinevatel dünastiatel on olnud erinevad, siis jah, on küll. Ja loomulikult niimoodi laia pintsliga tõmmates on erinevatel dünastiatel distinksed omaette keraamilised esteetilised tunnused. Ometi ei saa ühte dünastiat teisest lahutada, nii et kui Tangi dünastia lõppeb ja ütleme mõnikümmend aastat hiljem Songi dünastia algab, et siis keraamiline stiil ka järsku niimoodi muutub, eks ole. Ei, et igal keraamilisel stiilil on ikkagi ka mingid eelkäijad, eks ole, ja see muutus toimub järk-järgult. Aga seda järk-järgulisust ma tahangi just teile täna tutvustada, näidata siis neid ühenduslülisi erinevate stiilide vahel, erinevate esteetikate ja tehnoloogiate vahel, kuidas keraamikat tehti. Kõigepealt Songi riik. Songi riik vaieldamatult minu lemmikperiood Hiina ajaloos. Äärmiselt põnevate ühiskondlike arengutega periood, aga ka keraamiliselt või keraamikast rääkides väga huvitav ja ilmselt kõige keerulisem periood Hiina keraamika ajaloos. Kui vaadata korraks tagasi mis toimus enne Songi dünastia tõusu ja just enne siis Songi dünastia või Songi keraamika tõusu, siis Tangi dünastia aegne keraamika on teie ees. Te näete sellist kolmevärvilist keraamikat, mis on hiinakeelses sõnas on siis santsai. Ja pange tähele, et selle keraamika üks tunnuseid on sellised voolavad värvid. Ja te näete, eks ole, näiteks kaameli kaela peal üks eks ole, siuke joon on maha jooksnud, eks ole, erinevad värvid sulanduvad teineteise sisse. Ja see annab märku sellest, et toona veel ei osatud glasuuri nii hästi kontrollida, ehk siis see glasuur kippus kõrge kuumuse käes voolama laiali. Ja see on ka siis üks selle santsai ehk Tangi dünastia keraamika tunnusjooni. Teine põhiline tunnusjoon on see, et inimeste ja loomade näod on tihtipeale jäänud glasuuri alt välja või glasuuri matta. Ja see on ka põhjus, eks ole, seesama põhjus, et kuna ei suudetud detaile kontrollida, need kippusid laiali valguma, siis ei saanud ka inimese nägu joonistada glasuuriga. Seetõttu värviti siis pärast kuumutamist, pärast glasuuri kinnitamist keraamika külge või selle savi keha külge värviti näod ja juuksed eraldi peale. Stiililiselt on tegemist selliste lopsakate naisterahvastega ja palju tehakse kaameleid ja hobuseid, mis annab märku, et Tangi dünastia oli üpris võrdõiguslik.
aga üks kindlasti Tangi dünastia tunnusjooni oli siis avatus maailmale. Hiinlased ise ütlevad, et just siis sai alguse nende kuulus siiditee, avatus kaubandusele ja loomulikult kaamelite ja hobustega siis kauba vedamine ida ja lääne vahel. Aga kui me vaatame Songi riiki, siis Songi riik eristubki just selle poolest, et Songi riik oli märksa suletum nii ühiskondlikult, poliitiliselt kui kultuuriliselt. Poliitiliselt vaadates siis seda kaarte näete Põhja-Songi riiki, mis sai alguse 960. aastal, siis ta on ümbritsetud riikidest, mis ei olnud just alati sõbralikult meelestatud Songi keisririigi suhtes. Seetõttu kannatas kaubandus ja kultuuriliselt tõmbus Songi riik rohkem enesesse. Välismõjud Kesk-Aasiast ja kaugemalt lääne poolt vähenesid ja seda on tunda ka Songi keraamikas. Songi keraamika muutub esteetiliselt kammitsetumaks, muutub selliseks väljapeetuks, monokroomseks, ei ole enam nii kirev, nagu oli Tangi dünastia. Ma varsti näitan teile erinevaid näiteid ka Songi keraamikast. Songi keraamika puhul tuleb teada, et Songi keraamika jaguneb või teda liigitatakse keraamikatöökodade alusel. Ja kohe, kui ma neid näiteid teile toon, siis Songi keraamikast te näete neid erinevate töökodade stiile, aga tuleb meelest pidada, et need ei ole sellised väiksed keraamikatöökojad, nagu meie oleme võib-olla harjunud nägema, väiksed ateljeed, vaid need on ikkagi tööstusliku mastaabiga tootmistšehhid, tehased, suured tehased, terved linnakud. Ja see väljendab seda, et Songi dünastia oli üks rikkamaid ühiskondi maailmas või isegi kõige rikkam toona, eks ole, 10.–11. sajand, kus korraga oli vaja tarnida keraamikat miljonitele inimestele ja neid toota mitte ainult tuhandete, vaid kümnete tuhandete kaupa, isegi räägitakse mõnikord üle 100 000 keraamilise eseme ühe põletamiskorraga. Teie ees on siis pilt, see 230, näete sellist tüüpilist draakon ahju läbilõiget, mis tavaliselt oli rajatud väikse mäekallaku peale ja sinna sisse oli siis kuhjatud hulganisti keraamikat ja nagu ma mainisin, tõepoolest kümneid tuhandeid võis olla ühe põletamis käigus neid seal ahju sees. Ja nähti kõvasti vaeva, et neid potte ja kausse teineteise sisse paigutada, et tõepoolest neid mahuks võimalikult palju, sest et see tegi ühe põletamise käigus keraamika ühe tüki hinna odavamaks. Mis veel oli kasulik või selle draakonahju eelis on see, et selline ahi võimaldas kontrollida erinevat temperatuuri erinevas otsas, et ühes otsas võis olla kuumem, teises otsas jahedam, ühes otsas hapnikku rohkem, teises otsas hapnikku vähem ja see võimaldas siis glasuuril värvuda erinevaks. Ja seda me näeme siis ka näiteid varsti, kuidas nad on, et tõesti need sinakad, rohekad, beežid, kollakad, valged, erinevad toonid, see sõltus kõik sellest, mis sa siis sinna glasuuri sisse panid, aga mitte ainult, vaid ka sellest, millise temperatuuri ja kui suure hapniku sisaldusega ahjus on esemed toodetud. Kellelgi on jälle mikrofon hirmsasti müriseb seal, palun lülitage välja. Kui Songi dünastia ajal oli erinevaid, te näete siin, ma lähen paar slaidi tagasi, te näete, siin on põhilised Songi dünastia aegsed töökojad, näiteks Tingi töökoda siis seal Hebei provintsis Põhjas tänava Pekingi lähedal.
Guanni kiln või Guanni töökoda siis päris seal all tänapäeva, mis ta on seal, Nanjingi ja kandis, siis Põhja-Songi ajal olid need töökojad laial pillutatud igal pool Hiina kesktasandikul. Põhja-Songi ajal, Lõuna-Songi ajal hakkasid need töökohad koonduma ühte kohta ja te näete seda kõige suuremat kolmnurka, see on Jingdezheni linn, mis muutus järgnevatel sajanditel põhiliseks tööstuskeskuseks, portselanitööstuskeskuseks Hiinas ja ta on tänase päevani üks suurimaid portselani tootmiskeskuseid maailmas. Seal on suured kaoliini varud ja ilmselt üks põhjuseid just oligi selles, et mujal ei olnud see kaoliin, mis on põhiline portselani koostisosa, ei olnud nii kergesti kättesaadav ja seetõttu koondus tööstus ajapikku just sinna. Aga siin te näete siis pildi peal, eks ole, Jingdezheni piirkonna kaarti vasakul. See ei tähendanud, et seal oli üks tootmiskeskus, vaid et seal oli terve linnak, eks ole, palju erinevaid tehaseid. Korraga töötas seal kümneid tuhandeid inimesi. See portselani tootmisprotsess nõudis erinevate meistrite tähelepanu ja oskusi. Ühe vaasi kallal näiteks on hinnanguliselt öeldud, et võis töötada kuni 70 erinevat inimest, alates siis sellest savi valmistamisest kuni lõpuks värvimise ja kuivatamiseni. Nii et see oli äärmiselt spetsialiseerunud tööjõud, kes Jingdezheni asus. Üleval te näete nii-öelda tavalist draakonahju ja all on siis tükk kaoliini savi, mis on üks põhilisi portselani koostisosi, nagu ma juba mainisin. Aga Songi keraamika, kui me läheme nüüd natukene ajast tagasi, enne seda aega, kui tootmine koondus Jingdezheni ja me räägime siis Põhja-Songi riigist, siis on võimalik eristada 5 erinevat stiili. Need stiilid on nüüd kõik sellised, mis tootsid või need keskused on kõik, mis tootsid keisrlikule õukonnale keraamikat. Loomulikult Hiinas oli palju teisi tehaseid, kes tootsid ka keraamikat, aga see oli mõeldud lihtrahvale ja ei olnud nii kõrgelt hinnatud, nii ilus. Ja neid on ka tänase päevani sellisel uhkel kujul vähem säilinud. Kui vaadata nüüd siis ükshaaval natuke nagu iseloomustada neid erinevaid songi keraamilisi stiile, siis te näete vasakul ülevalnurgas on Ru keraamika. See on kõige haruldasem keraamika stiil ilmselt terve maailma keraamika ajaloos. Selliseid esemeid toodeti ainult 20 aasta vältel, ainult keisrlikule õukonnale ja neid on säilinud sadakond, tervikuna säilinud sadakond eset ja need on tänase päevani väga kõrges hinnas. Seda ruukeraamikat iseloomustab siis selline kergelt sinakas seladon glasuur ja hästi õrn kraklee, te näete seal selle vaasi peal on väiksed mõrakesed, eks ole. Nüüd teine kuulus keraamikatöökoda on Tingi keraamika, mis on siis seal päris Põhja-Hiinas. Tingi keraamika erineb teistest selle poolest, et see ei ole seladon keraamika, seladon glasuuriga. Ja Tingi keraamikat tehti nii tihtipeale, mitte alati, aga tihtipeale tehti nii, et vormiti siis selle nõu sisekülg selliseks reljeefseks. Kui te lähedalt vaatate, siis te näete, sest selle vaasi sees on väike lilleline muster. Seda tehti nii, et pandi vaasi, või mitte vaasi, vaid kausi savi vormi peale ja suruti ta siis vastu seda vormi ümaraks ja õhukeseks ja seejärel kanti peale glasuur, läbipaistev glasuur, eks ole, ja kuumutati.
varasemat tingikeraamikat tehti ka nii, et lõigati siis see muster sinna sisse, aga see oli natuke liiga kulukas, liiga töömahukas ja aeganõudev, et hiljem leiutati siis selline vormipõhine tegemine. Ja näete, tingi puhul veel selle vaasi ääres on niisugune pruunikas serv, seal on tõenäoliselt olnud kas kullast või mingist muust metallist äär, mis on hiljem maha kulunud. Ja see ei ole nüüd suugi mitte tavaline songi keraamikal, neid tehti suhteliselt vähe just selliseid vaase või kausse, kus oli metalläär, hiljem läks see moest ära. Nüüd, mis ühendab neid kahte esimest ruu ja tingi näidist siin on, te näete sakilist äärt. Ruukeraamika puhul on see eriti distinktne, tingi puhul natuke vähem, te näete sellised väikseid sakikesi. Need on puhtalt esteetiline tunnus, aga nad võtavad malli metallesemetest. Metallese muutub lihtsalt tugevamaks, kui talle teha siis sellised sakid sisse, eks ole, natuke vormida neid selliseid, et ta ei ole lihtsalt sile, eks ole, mis läheb kergesti mõlki, vaid tehakse sellised väiksed ümarad vormikesed, siis ta püsib paremini ühes tükis ja see selline laenamine metallesemetelt keraamikasse on läbi Hiina ajaloo üks tavalisemaid selliseid esteetilisi võtteid. Et pigem tehakse vastupidi ka, tehakse metallesemest pronksesemeid keraamika eeskujul, aga enamasti laenatakse vastupidi, et on olemas mingisugused metallesemed, pronksesemed, mida siis matkitakse keraamikas. Nüüd järgmine suur töökoda ja stiil, Songi dünastia keraamika stiil, mida tasub mainida, on Jün. Jün on siis seal all paremal, te näete siuke sinakas, lillakas stiil, see on ka Celadon keraamika. Ja seda stiili iseloomustab vaskoksiidi laigud, te näete need siuksed lillakad laigud, need on vaskoksiidiga tekitatud. Ja need ei ole Jüni vaasid ja nõud ei ole tavaliselt krakleega, ehk siis nad on täiesti siledad. Samas kui ruu ja tingi puhul te näete siukest, võib näha väikest õrna krakleed ka. Tingi puhul selle pildi peal ei ole seda lihtsalt näha, aga kui väga lähedalt saaks seda vaadata, siis see on ka seal olemas. Nüüd, mis iseloomustab, need kõik kolm, mida ma just olen tutvustanud teile, on põhjasongi, ehk siis varase songi keraamikastiili. Mis iseloomustab hilist keraamikat, hilissongi keraamikat, on hästi tugev kraklee ja te näete järgmised, eks ole, see Guan ja Gõ keraamika on hästi tugevalt mõranenud. Ehk siis krakleed hakatakse üha rohkem kasutama esteetiliselt. Alguses kraklee ehk siis selle Celadon glasuuri mõranemine oli juhuslik. See tähendab seda, et seda tegelikult püüti alguses vältida, aga peagi saadi aru, et seda on võimalik ära kasutada esteetilistel eesmärkidel ja hilissong ehk siis lõunasongi ajal just seda tehakse ja rõhutatakse seda tugevat krakleemustrit. Celadon glasuur on värvitud glasuur, ehk siis ta ei ole päris läbipaistev. Tingi puhul näete, eks ole, seal all on see täiesti läbipaistev glasuur, aga kõik need teised varjundid või kõik need teised nõud on sinaka, roheka varjundiga, niisugused oliiviad või siis päris sinakad. Ja siin te näete veel kahte näidist, eks ole, on niisugune päris oliivias ja siis päris taevasinine, helesinine krakleega vaas. Ja arvatakse, et see tuleb jadeiidist. Hiina kultuuriruumis on jadeiit või nefriit, siis kaks erinevat kivi, mis näevad väga sarnased välja. Hiina kultuuriruumis on jadeiit ja nefriit olnud väga kõrgelt hinnatud läbi aastatuhandete ning keraamika püüdis siis Songi dünastia ajal seda jadeiiti matkida. Nii. Seni olen ma püüdnud vältida sõna portselan, kuigi paar korda olen siiski kasutanud.
portselanist me tegelikult tehnilises mõttes Songi dünastia ajal rääkida ei saa. Keraamika jaguneb. Nüüd hoiatusena ma pean ütlema, et ma kasutan hetkel lääne terminoloogiat. Hiinlased saavad sellest asjast natuke teistmoodi aru. Ma tutvustan teile seda Hiina lähenemist ka, aga lääne terminoloogias või lääne tehnilises tüpoloogias me saame jaotada keraamika 3 gruppi. On savikeraamika, mida tehakse siis temperatuuride juures 600 kuni 1000 kraadid Celsiust ja see on õitevana viis, kuidas savi vormida. Siis on kivikeraamika, mis avastati umbes 500 aastat enne meie aega, see tehnoloogia Hiinas. Kivikeraamika nõuab ju palju kõrgemaid temperatuure, 1100 kuni 1300, seal vahemikus. Ja nende kahe erinevus on põhiliselt selles, et savikeraamika on ikkagi täiesti poorne. Kivikeraamika on juba niivõrd tugev, et ta ei võta vett sisse. Ehk siis selleks, et savikeraamika oleks vettpidav, peab teda glasuurima. Kivikeraamikat enam tegelikult glasuurima ei pea, ta vett läbi ei lase. Kuigi selle näite puhul te näete, et siis ülemine osa on ka sellel potikesel või tünnil glasuuritud. Ja kivikeraamika on kõlisev. Ta on juba niisugune, mida nimetatakse ka portselani eelseks või eelportselaniks. Ta on väga tugev ja kõmisev. Savikeraamika ei ole seda mitte. Nüüd, nagu ma ütlesin, see on läänelik viis jaotada keraamika või läänelik tüpoloogia. Portselan on siis see viimane keraamika vorm, mis nõuab veel kõrgemaid temperatuure, 1200 kuni 1400 Celsiust ja see keraamika viis nii kõrgetel temperatuuridel keraamikat õpiti tegema Hiinas 13. sajandi lõpus ehk siis Songi dünastia viimastel aastatel, Yuani dünastia algusest täpselt keegi tegelikult ei tea ja ma kohe räägin ka, miks ei teata. Aga portselani puhul on siis veel oluline, et seal on need koostisosad. Portselan on valge, ta on läbipaistev, ta on tehniliselt on juba niivõrd kõrgel temperatuuril moodustunud, et need molekulid on sulandunud üheks massiks. Kui kivikeraamika puhul nad on küll kokku sulandunud väga tugevalt ja vett läbi ei lase, siis portselani puhul nad molekulaarsel tasandil on täiesti kokku sulanud. Nüüd Hiina terminoloogias on olemas või tüpoloogias on olemas ainult 2 keraamika gruppi. On savikeraamika ja on portselan. Ja Hiina tüpoloogias on see ka loomulik või et on olemas ainult 2. Põhjus on selles, et kivikeraamika arenes vaikselt portselaniks. Mitte niimoodi, et järsku keegi avastas portselani ja ütles, et näete, siin ta on, ma leiutasin uue keraamika tegemise viisi. Ei, tehti kivikeraamikat tasakesi, arendati seda paremaks aastalt aastasse ja siis see ajapikku viis siis päris portselani. Ei ole võimalik panna väga selget piiri, millal leiutati portselan või siis see päris portselan. Nii et me saame Hiina keraamikas, me saame rääkida, teinekord me räägime protoportselanist või eelportselanist ja siis päris portselanist. Et kui me räägime näiteks Han dünastia kivikeraamikast, siis hiinlased ütlevad selle kohta portselan või protoportselan. Läänes öeldakse, tavaliselt liigitatakse see siis kivikeraamika hulka. Loomulikult hiinlased ei kasuta sõna portselan, vaid see tuleb meile hoopis itaalia keelest. Porcellana, mis tähendab, oli üks teoliik, portselantigu, mis tähendab tegelikult sõna-sõnalt hoopis väikest põrsakest. Ja selle, kui te vaatate, siis kui otsite internetis, mul siin praegu seda pilti ei ole, kui te otsite portselantigu, siis selle portselanteo karp on tõepoolest täiesti portselani sarnane.
Nii, ma loodan, et teil on mingi ettekujutus sellest, mis portselan on, ja ma loodan, et teil on mingi ettekujutus ka sellest, millised on need Songi dünastia erinevad portselani või kivikeraamika stiilid. Vaatame nüüd korraks sellele peale, mis ootab teid ees, kui te lähete Mikkeli muuseumisse. Milliseid esemeid te seal näete. Olgu siis hoiatuseks kohe öeldud, et ühtegi päris songi keraamika esete seal kahjuks ei leia. Nii vana keraamikat Eestis minu teada ei ole. Muuseas, ma tõin kaasa ka, tavaliselt kui ma räägin portselanist, siis ma lasen ringi käima, et sellised väikesed tassikesed või näidised. Siin te näete, et on üks krakleega väike teetassikene. Neid ma võin teile siin näidata, aga ja siin on näiteks, see on siis võib-olla Rue näiteks stiilis, siin on üks džünni stiilis tehtud vasskoksiidiga need lillad täpid peal. Te saate neid siin hiljem vaadata. Aga mis puudutab siis Mikkeli kogus on mitmeid songi keraamikat jäljendavaid esemeid. See on vahva Hiina keraamika ajaloo puhul, et alati tehti siis neid vanu stiile edasi, et need ei jäetud nii-öelda järgi, et ei olnud niimoodi, et ühel dünastial on üks stiil ja järgmisel dünastial on teine stiil ja need omavahel nii-öelda ei kattu või et järgmine dünastia enam neid vanu keraamikat ei tee. Songi dünastia keraamikat, songi dünastia stiilis keraamikat tehti sajandeid ka pärast songi dünastia langust ja tehakse tänase päevani. Ja seetõttu on ka tihti raske täpselt teada, mis ajast siis konkreetne songi keraamika või songi stiilis keraamika pärit on, sest songi dünastia ajal perioodimärke keraamikale peale ei pandud, ei kirjutatud midagi sinna peale, et see on nüüd selle meistri või selle keisri ajal tehtud. Need, mis te siis näete praegu slaidide peal, on 2 pudelvaasi. Võtan korraks oma siit slaidide pealt need ei õnnestu praegu vist. Et te näete siis 2 niisugust tugeva krakleega pudelvaasi. Need on tehtud Kangxi ehk siis hoopis Qingi dünastia. Qingi dünastia on viimane Hiina keisridünastia 1644–1911. Aga ta matkib songiaegset keraamikat, hästi tugeva krakleega ja seetõttu see annab meile aimu, et matkitakse just lõuna songi stiili. Mis teeb need vaasid omaette huvitavaks on see, et neil on hiljem Eestis peale ehitatud korgid, need on arraku metallist vist vasest niisugused korgikesed ja neid siis eksponeeritakse samamoodi Miklis kui niisugusest 2 kultuuri kokku sulandumisena. Songi või need konkreetsed pudelid võivad olla eeskuju võtnud näiteks mingi dünastia pudelitest. Siin te näete siis näidet 14. sajandi keskelt ühte sellist tugeva krakleega pudelit ja see on üpris tüüpiline, et võetakse eeskujuks mingisugune varasem teos ja matkitakse seda. See ei ole Hiina kultuuri või kunstiajaloos suugi häbiväärne, vastupidi, matkimine, varasemate teoste kopeerimine on tegelikult austusavaldus ja nii võivad olla erinevatest ajastustest pärit pudelid väga sarnased, aga nende vahe võib olla, eks ole, mitusada aastat. Siis teine või 2 pudelist näidist, mis siis Mikkeli muuseumis on, te näete siin džünni stiilis vaasid, need on tegelikult pärit tõenäoliselt 18. sajandist, aga täpselt vajab see veel uurimist.
ja nende näiteks pudelkõrvitsa, džünnistiilis pudelkõrvitsa vaasi eeskuju võis tulla Mingi dünastiast, selline suurte laikudega, see kuju võib olla, eks ole, siis Mingi dünastia ajast pärit ja see ploomvaas nii-öelda võib samamoodi olla Mingi dünastia ajast pärit, aga võib ka olla varasemast ajast pärit, nagu te näete, siis on siin erinevaid näiteid. Et see glasuur ise matkib niisugust härjavere glasuuri, džünni, Songi dünastia aegset glasuuri, aga kuju on siis see ploomvaasi kuju, mida on tehtud erinevatel aegadel läbi Hiina keraamika ajaloo. Nii, pool loengut on läbi. Ma loodan, et te olete endiselt minuga. Järgmine suur periood Hiina keraamika ajaloos on siis Yuani ja Mingi ajastu. Need on küll kaks erinevat dünastiat, aga keraamika ajaloos või keraamika stiilide arengut vaadates võib nad liigitada ühte. Mongoli valitsusaeg algab 13. sajandi lõpus, kui Yuani riik võtab üle või vallutab ära Lõuna-Songi riigi ja ühendab Hiina siis suurde Yuani impeeriumi sulatusahju, mis ulatubki tõepoolest Koreast Poolani, nagu te siin kaardi peal näete, ja Pärsiani, eks ole. Ja see poliitiline ühtsus või see poliitiline ulatus on oma mõju avaldanud ka Hiina keraamika arengule. Nimelt just sellises suures impeeriumis, kus kaubavahetus hoogustus, sai tekkida sinivalge portselan ja ainult sellises kontekstis, kus tõepoolest rahvad, kultuurid said kokku puutuda ja kaubad arendada. Ja siis see osa sellest loengust, mida ma püüan teile nüüd tutvustada, ongi globaalne lugu nii-öelda. Ühtlasi lõppes sellega Hiina keraamika kõige keerulisem ajajärk, kus keraamika arenes väga erinevaid liine pidi, väga erinevaid esteetikaid kasutades. Songi dünastia, nagu te nägite, need 5 erinevat koolkonda, tegelikult on neid veel rohkem, eks ole. Nad olid tõepoolest kasutasid väga erinevaid viise, kuidas keraamikat luua. Nüüd aga koondub fookus sinivalgele keraamikale ja kuigi selle kõrval tehakse ka teisi, nagu näiteks punavalge ja pruunvalge keraamika ja Qingbai keraamika, siis need kõik tegelikult on põhimõtteliselt väga-väga sarnased. Nende juur on ühes kohas. Nii et see areng, järgnevate perioodide või järgnevate sajandite areng on märksa lineaarsem, seda on lihtsam järgida, et me ei saa enam Yuani ja Mingi ajal, me ei saa enam liigitada Hiina portselani töökodade kaupa, vaid me räägime erinevatest keisritest ja nende keisrite ajal tehtud keraamikast. Ja selle teeb meile võimalikuks nii-öelda leiutis, et iga keisriperioodi ajal pandi siis see portselani alla või kuhugi küljele perioodi märk. Aga sellest ka peagi pikemalt. Tehnoloogiliselt on sinivalge portselani, ma näitan teile nüüd ka mõnda sinivalget portselanatupust. Kõik on mul, näete, et vasakul pool näiteks siin on üks kõigile tuttav sinivalge portselan, paremal pool on punavalge portselan. Sinivalget tehti koobaltiga, koobaltoksiidiga ja punavalget tehti vaskoksiidiga. Ja seda keraamikat nüüd siis päris portselani iseloomustab see, et ta on seest valge. Ma näitan teile siin ühte katki läinud sellist ilmselt kaussi, mille ma leidsin Yuani Lõuna-Hiinas reisides. Siis te näete, ma loodan, et te näete kaamera vahendusel, et siin on, nii peaks olema nähtav, et on, eks ole, valge keha, siis on hästi õhuke sinine joon ja selle peal on glasuur. Ehk siis
lasen teil ka siia ringi käima, kui te saate vaadata. Ehk siis seal selle savi kehandi peale on maalitud koobaltiga maaling ja selle peale on pandud läbipaistev glasuur. Ehk siis see on siis see sinivalge keraamika või siis, kui seda tehakse vasest, vaskoksiidi kasutades, siis see on punavalge keraamika. Aga ärme võtta ette. Nüüd, kuidas sinivalge keraamika tekkis? Loomulikult mitte tühjale kohale. Sinivalge keraamikal on oma eelkäijad ja siin te näete slaidide peal nüüd 2 songi aegset teost, kus on samamoodi glasuuri alune maaling. Need ei ole sinised, aga sellegi poolest on kasutatud samasugust tehnoloogiat, et valgele kehandile on maalitud kujundid ja kaetud siis läbipaistva glasuuriga. Nii et see tehnoloogia põhimõtteliselt sellisel kujul oli juba tuttav ka songi ajal. Teine tugev impulss sinivalge keraamika arengule tuleb tangikeraamikast. Kui te mäletate, siis ma just rääkisin teile sellest, kuidas songi keraamika on monokroomne, eks ole, ühevärviline enamjaolt. Ilusad peened värvid, siis tangikeraamika oli hästi värviline ja nüüd see Yuanni ja Mingi ajal tuleb see värviline keraamika maitse eelistus tagasi. Ja kolmas suur mõjutaja on selles suures Yuanni sulatusahjus on Pärsia ja Lähis-Ida kunst ja siin on siis erinevad näited metall taldrikust ja savitaldrikutest, mida iseloomustab selline, ta on kirju ja ta on, see vasakpoolne eriti on jaotatud selliseks segmentideks, eks ole, et seal on 6 selgelt eristatavat segmenti. Ja nagu te kohe näete, siis see hakkab iseloomustama ka varast sinivalget portselani. Nii et 3 põhilist eelkäijat, tehnoloogiliselt songi ajast võetud tehnoloogia, siis tangi esteetika ja islamimaailma esteetika samuti. Huvitav on see, et tegelikult Lähis-Ida ja Hiina olid omavahel kaubanduslikult seotud juba varem. See Yuanni dünastia või mongolite impeeriumi üks suur sulatusahi tõi küll need suured kultuurid omavahel lähemale ja kokku, aga kaubandus oli Hiina tangi ja songi keisririigi vahel ja Pärsia ja Lähis-Ida vahel toimunud juba sajad aastad enne. Ja kaubeldi ka keraamikaga, nii kivikeraamikaga kui ka siis hiljem portselaniga. Kaubatee viis Lõuna-Hiina sadamatest läbi Malakka väina Basrasse, tänapäeva Iraagis ja sealt siis laiali üle Lähis-Ida. Nii et songi keraamika ja tangikeraamika ka oli Lähis-Idas juba sajandeid tuttav. Aga nii-öelda probleem oli selles, et nii tangi kui songi keraamikud ei teinud esteetiliselt islamimaailmale vastuvõetavat kunsti. Eriti siis songi dünastia puhul oli see probleem, et songi dünastia oli lihtsakoeline nii-öelda monokroomne, eks ole, määrdunud värvidega keraamika, mis esteetiliselt lihtsalt Lähis-Ida maailmale ei meeldinud. Nii et need 2 maailma elasid nagu eraldi esteetilises mullis. Aga Yuanni dünastia ajal need 2 toodi kokku ja see siis andis järgmise tõuke Hiina keraamika arengule, kus Yuanni tehased, eelkõige siis üks suur Qingdezheni tehas hakkas tootma keraamikat Lähis-Ida turgudele ja seda Hiinast välja vedama. Hiinlased ise muuseas Yuanni dünastia ajal veel eelistasid seda songi esteetikat ja pidasid sinivalget keraamikat põlastusväärseks, barbaarseks ja lihtsalt koledaks.
Nii. Muuseas, üks päris huvitav näide Yuani dünastia aegsest keraamikast on siis siin teil vasakul selline ilus vaas. Jällegi leiutis Yuani dünastia ajal tehtud leiutis sellise suhteliselt kõrge reljeefiga vaas, mis on hea näide sellest, kuidas Yuani keraamikud katsetasid erinevaid piire ja püüdsid meele järgi olla lääne turgudele ja mitte ainult Lähis-Ida turgudele, vaid ka Euroopa turgudele ja see vaas konkreetselt 14. sajandist 1330-40 aastastest Qingdezhenist tehtud vaas on esimene teadaolev vaas, mis jõudis Euroopasse. See kingiti Ungari kuningas Ljaš esimesele, kes valitses 1326–82. Ja seda kutsutakse tänapäeval siis Fonthilli vaasiks. Ja niimoodi võis tõenäoliselt Meritsi Lähis-Idast läbi Veneetsia ja Genova sadamate võis Hiina keraamika jõuda ka Kesk-Euroopasse, Põhja-Euroopasse, miks mitte ka Eestisse, kuigi kahjuks siiamaani ei ole ühtegi songi keraamikat kildu Eestist suudetud leida, aga me teeme tööd selle nimel. Merekaubandus muuseas sobis mõistetavatel põhjustel keraamika veoks palju paremini kui sididet pidi mööda maismaid, sest et asjad kipuvad purunema. Nii. Siin te näete siis veel songi keraamikat, mida siis veeti Lähis-Itta, müüdi küll kõrge hinnast ka, aga ega see Lähis-Ida turgudel või Lähis-Ida kõrgklassi seas suurt vaimustust ei tekitanud. Yuani dünastia ajal, nagu ma mainisin, hakati rohkem esteetiliselt ka arvestama siis Lähis-Ida turgudega ja Pärsia riigi eliidiga. Ja vasakul pool te näete siis ühte vaasi, mis on selgelt sinivalge glasuurialune koobaltmaal, kuhu keskel on siis kirjutatud araabia kalligraafiaga, eks ole. Tihtilugu muuseas see kalligraafia või need sõnad ei ole loetavad, mina araabia keelt ei oska, ma ei oska hinnata, kas see konkreetne on loetav, aga Yuani tihtilugu kirjaoskamatud keraamikud lihtsalt tegid midagi araabia keele sarnast sinna peale ja lootsid, et siis saab Lähis-Idas kõrgemat hinda. Ja veel huvitav seos Lähis-Idaga ja Pärsiaga puudutab siis seda sinist värvi. Hiinas varasemalt, näiteks Songi dünastia ajal sinist värvi, sellist glasuurialust sinist värvi teha ei osatud. Põhjus seisneb selles, et niisugust värvi saab teha ainult koobaltoksiidi kasutades ja sellist asja Hiina territooriumil ei leidunud. Ja seda pidi hakatama siis Pärsiast sisse vedama. Tõenäoliselt olid need esimesed Pärsia ja Araabia kaupmehed, kes tundsid Lähis-Ida esteetikat, kes soovitasid Qingdezheni tehastes koobaltit kasutada, et seda sinist värvi saada, et just ärgitada Qingdezheni keraamikuid tegema Lähis-Ida turgudele vaase, aga see muutus ootamatult populaarseks alguses siis kaubaartiklina ja hiljem ka Hiina rahva enda seas. Nagu ma juba mainisin, siis Yuani dünastia ajal hiinlased Hiina kõrgklass sellest sinivalgest portselanist veel midagi ei pidanud. Endiselt kasutati Songi dünastia aegset esteetikat, aga mingi dünastia tõusuga ka see muutus. Täpselt ei ole teada, aga et miks niimoodi läks, aga see on kindlasti üks kunstiajaloo, üks järsemaid selliseid pöördeid, vähemalt seda on niimoodi hinnatud, et järsku võetakse ka kõrgklassi esteetika puhul põhimõtteliselt üleöö
kasutusele sinivalge portselan. Ja on oletatud, et see põhjus võis olla siis selles härras, kes on siis teil siin pildil, te näete keiser Hongwu, kes on esimene Mingi dünastia aegne keiser. Ja eelkõige siis tema päritolus. Ta ei olnud kõrgest soost, vastupidi, ta oli talupoe seisusest, ta oli orb, kes sattus elama kloostrisse ja tõenäoliselt oli ta oma varases elus just kokku puutunud sinivalge keraamikaga, mida kasutasid budistlikud kloostrid. Ja kui ta tõusis läbi sõjaväe erinevate auastmete ja lõpuks vallutas kukutas Yuani või mongolite võõrvõimu ja sai esimeseks Mingi keisriks, siis ta ilmselt võttis selle esteetika Nanjingi, mis oli toonane Hiina pealinn, võttis sinna Nanjingi kaasa. Ja nii toimus muutus ka kõrgklassi esteetikas, aga see on ainult oletus. Ilmselt oli siin muidki tegureid. Lähen korra paar slaidit tagasi, ma näitan teile, unustasin mainida, 2 pilti. Üks on siis Celadon glasuurist, te näete vasakul on selline hägune, väga lähedalt võetud foto Celadon keraamikast, ta on värviline, eks ole, või õigemini ta on nagu kergelt läbipaistav, aga tal on kindel värv olemas ja glasuurialune, paremal pool on glasuurialune sinine koobalt maalinguga vaas või keraamika. Seal te näete siis kõik see pruun on siis see kehand või see põhi, siis on sinine värv ja peal on täiesti läbipaistev glasuur, eks ole. Nii et läbi selle siis paistab sinine värv, mida ma püüdsin teile enne ka selle väikse põhjaga, katki läinud põhjaga näidata. Ja siin on näha siis koobaltit ennast. Nii, aga peale selle esteetilise muutuse toimub ka areng keraamika tüpoloogias või et kuidas me siis keraamikat Mingi dünastial liigitame, tekivad esimesed perioodi märgid. Hongwu ja Yongle ajal, kes on siis 2 esimest Mingi keisrit, nende ajal kasutatakse neid veel suhteliselt harva. Ja Yongle aegseid selliseid vaase, kus on päriselt autentsed Yongle märgid all, on väga-väga vähe säilinud. Küll aga kohe, kui tuleb võimule Xuande, siis toimub nende perioodimärkide plahvatus. Ja sellest ajast peale on kõik keisrid, välja arvatud üks väike periood Kangxi ajal, üks Qinggi keiser, mil neid perioodimärke ei kasutatud. Aga jah, ülejäänud aeg alates siis 1425 kuni viimaste keisriteni 1911-12 on võimalik seda Hiina keraamikat liigitada siis nende perioodimärkide alusel. Ja siin te näete siis erinevaid perioodimärke, et kui millegipärast ma hiirt ei näe, et ma ei saa teile otseselt näidata, aga näiteks siin 2, seal keskel on selle Hongwu pildi kõrval on kohe 2 Mingi dünastia aegset märki, aga siin on ka Qinggi dünastia aegseid märke. Muidugi keeruliseks teeb asjaolu, või nii-öelda keraamika liigitamise teeb keeruliseks see, et alati ei olda ausad, et kirjutatakse siis vaaside alla ka vanemaid märke, kui peaks, nii-öelda varasemate keisrite märke, aga see ei ole mitte petmise eesmärgil, vaid nagu ma enne ütlesin, siis seda tehakse austusavalduse näitamiseks. Tänapäeval loomulikult, kui te lähete Hiina turule ja näete, et seal on Qinggi dünastia või Mingi dünastia aegse keisri märgiga vaas, mille eest küsitakse hinda, siis tõenäoliselt on ikkagi tegemist petukaubaga. Et see ei ole tehtud austusavalduseks. Nõnnas, ma vaatan, et mul on kõigest 5 minutit, äkki 10 minutit
järgi ja viimase teemana ma tahan teieni tuua selle loo, kuidas siis sinivalge portselan või üldse portselan Euroopasse jõudis ja mida siis Euroopas sellest kõigest arvati. Nüüd, kui 16. sajandil, ma vaatan, kas siin on, näete, siin on ka pildid, 16. sajandil tihedam kaubavahetus Euroopa ja Hiina vahel pihta hakkas, siis Euroopa reisumehed, kes Hiinast Euroopas rääkisid, olid ikkagi täiesti vaimustuses sellest, mis seal toimub. Mitte ainult me ei räägi siis nendest suurtest linnadest ja uskumatutest kaupadest, siis ka otseselt portselanist. Ja portselan oli alates juba 16. sajandist Euroopas kättesaadav, 17. sajandil üha enam ja nii edasi. Aga toona veel keegi ei teadnud kus kohas portselan pärit on otseselt. Ei teatud täpselt seda piirkonda Hiinas, eks ole, ei teadnud, et on olemas Jingdezhen, mis on hästi suur portselani tootmiskeskus ja ei teatud ka seda, milles seda siis tehakse. Arvati küll, et tegemist on mingisugune savi, aga mõned spekuleerisid, et sinna sisse segatakse merekarbi pulbrit ja mõned spekuleerisid, et segatakse sisse kaua seisnud sõnnikut ja nii edasi. Erinevaid teooriaid oli. Aga oma mõju kindlasti siis Hiina portselan Euroopale avaldas. Nagu te näete, siis siin paremal on Van Dyki 17. sajandi algusest pärit maal, kus on 3 Hiinas toodetud taldrikut, 2 taldrikut ja üks kaus. Ja me võime kohe kindlalt väita, et need siia pildile maalitud esemed on kindlasti toodetud Hiinas, sest et Euroopas toona sellist keraamikat, sellist portselani toota ei osatud. Vasakul te näete kraakportselani, mis on kuidas Hollandis nimetati siis seda sinivalget portselani ja loomulikult on selgelt näha ka see, et selline kraakportselan on toodetud otse Euroopa turul, et sellist taldrikut keegi Hiinas ostma ei hakkaks. Nii nagu toodeti, eks ole, Lähis-Ida turgudele vastavalt nende esteetikale, nii hakati tootma ka Euroopa turgudele. Nii, aga vaatame paar näidet siis Mikkeli kogust ka. Siin on teie ees üks Kangxi perioodi Mikkeli taldrik, mis on siis glasuurialune koobaltmaal ehk siis sinivalge portselan. Ja see on selgelt Yuanni või varase Mingi aegne suhteliselt halva, kui nii tohib öelda, halva kvaliteediga tehtud taldrik, nii-öelda massi tootmisel või massidele toodetud. Mis annab sellest märku on see, et ta on suhteliselt robustselt maalitud, ta on väga kiiresti tehtud, eks ole, et need lillekesed ja lehekesed ei ole nad ei ole bioloogiliselt tuvastatavad, et sa ei saa aru, mis lillega täpselt on tegu, nad on nii-öelda liiga üldised ja siis see värv on ikkagi sulanud või valgunud välja nendest piirjoontest, eks ole, mis on ette joonistatud. Ja lisaks kõigele on need segmendid on ikkagi väga robustsed või väga tugevalt välja joonistatud, et kui me vaatame sama perioodi kõrgetasemelist sinivalget keraamikat, siis nad on hästi elegantsed, hästi õhukaste joontega ja sellised õhulised. Siin on näiteks näha, et see alumine pilt on sama või nii-öelda varase Mingi sinivalge keraamika ja väga selline kuidagi, ta on ikkagi nagu eraldi ilus, esteetiliselt ilus vaadata. Üleval te näete ühte Pärsia turule toodetud siis või Araabia või Lähis-Ida turule toodetud taldrikut. Siis Mikkeli kogus on ka 2 sellist suurt vaasi, need on umbes meeter kõrged, arvatakse, et need on toodetud 19. sajandi teisel poolel ja loomulikult tegemist on jälle sinivalge, eks ole, koobaltmaaliga ja need vaasid on
on samamoodi suhteliselt halva kvaliteediga. See vasakpoolne on parema kvaliteediga, parempoolne on näha, et midagi on kuumutamisel läinud sassi ja siis see sinine koobalt on peaaegu mustjaks tõmbunud ja ikkagi üpris nagu laiali valgunud. Mis annab tunnistust, et midagi on seal läinud sassi. Muuseas, siukseid vaase enne Yuani ja Mingi dünastia aega Hiinas ei tuntudki, et need on laenatud motiiv. Küll aga nad võisid kopeerida või mingisuguseid pronksesemeid varasemast ajast, mis olid enamjaolt väiksemad. Ja siis on veel üks selline urnimoodi asi, millel on küll gaas puudu, tõenäoliselt oli tegemist kas veini või mingi äädika hoidmiseks mõeldud urniga. See on ka suhteliselt ilus sinivalge portselan ja selle eeskuju on samamoodi pronksesemed. Nagu te näete, siis siin on 2 samasuguse sarnase kujuga varasemalt urni pronksi ajast ja nagu ma varasemalt mainisin, siis see ülevõtmine, eks ole, metall ehistöölt keraamikasse on üpris tavaline kõikidel perioodidel. 2 väga huvitavat kuju, üks nendest siis vasakpoolne on Mikkeli kogus, parempoolne ei ole, aga nad on väga sarnased. Nad on lausa nii sarnased, et see on siis Tõhua portselan, niisugune ilus valge glasuuritud portselan, aga nad on nii sarnased, et võib oletada, et nad on ühes töökojas või miks mitte kõige ühe meistri käes valminud. Et kui te loete, vaatate neid pärlikeesid, eks ole, et siis need on kõik isegi samas kohas, eks ole, samasugused voldid on. Kahjuks Mikkeli kogu kuju on natukene katkine. Siin on veel kõige vasakpoolsem on siis Mikkeli kogu kuju ja seegi, see on siis Guanyin, see ülemine on ka Guanyin ehk Aastunde jumalanna grupp ja siin on siis Guanyin lõviga 19. sajandist, aga seegi matkib varasemaid Guanyini kujusid. Te näete siis keskel on Mingi dünastia aegne sarnane Guanyin. Nii et selline matkimine, ülevõtmine, kordamine on Hiina keraamika ja portselani ajaloos üpris tavaline. Qingi riigist ma eraldi rääkima ei hakka, toon teile lihtsalt mõned näited, mis on Mikkeli kogus olemas. Siin te näete siis Kangxi periood on, kui ma eksis, kõige kauem Hiinat valitsenud keiser. Tema aegsed portselanurnid, neid iseloomustab siis see, et ta ei ole enam lihtsalt sinivalge, vaid Mingi dünastia ajal juba hakati sulandama erinevaid värve, et siin te näete glasuurialune sinine, on koobalt ja vaskmaal on siis see punane, eriti hästi on see välja tulnud sellel paremal maalil on punased laigukesed, see on siis glasuurialune punane maal. Ja selle põhja alla te näete ka, eks ole, Dajing Kangxi Niansheng ehk siis suure Qingi dünastia Kangxi aegne vaas, et see võib olla täiesti autentne. Nii, ma arvan, et ma rohkem ei räägi, sest ma kujutan ette, et tund aega galoppi ilmselt keegi enam nii päris seda infot omistada ei jõua. Aga ma hea meelega vastan teie küsimustele nii palju, kui ma oskan. Kas siin teie hulgas või siis kuulajate hulgas on küsimusi? Kindlasti ma kiirustasin, nii et ei pruukinud kõigest nii nagu lennult aru saada. Kuidas ma vaatan, kas on kirjutatud? Kuskilt seal tuli. Chattinud. Millegipärast ma ei näe hiirt, mis on üpris tüütu. Aha. Väga hea, siis selles mõttes väga hea, et sa saad mulle öelda, kui seal tuleb mõni küsimus. Reeta, sul on küsimus.
Nüüd ma näen ka teid. See portselani nimetus tuli Portugalist, aga mis näed? Itaaliast, portselana. Jah, Itaaliast, portselanast, jah. Aga mis see hiinakeelne nimetus tähendab? Portselani tähendab, kas sa oskad seal lahti võelda? See on ta hääldus. See ongi portselan. Ei ole mingit sisulist. Kujund. Ja ei, mul ei ole ette tulnud küll, et keegi oleks sellest kirjutanud. Ei ole uurid, kui ilmselt hakata neid lahti võtma. Ei ole pähe tulnud seda uuesti. Võib-olla oskab keegi kuulajatest sellele küsimusele vastata. Lülitage lihtsalt oma mikrofon sisse ja... Tere, mina olen Tiit. Ma sellele küsimusele ei oska vastata, aga mul on üks teine küsimus, kui tohib, et... Ikka, tere Tiit. Tere Urmas. Et kas selline väljend, kas Hiinas või ütleme see kogu see portselani Hiinapoolne ajalugu kuidagi on selle väljendi sünniga seotud või on see täiesti asjasse puutumatu, et nagu elevant portselani poes? Väga hea küsimus, aitäh. Mina küll ei tea, et see oleks kuidagi Hiinaga seotud. Elevante küll Hiinas ajalooliselt on olnud ja on tänase päevani päris Lõuna-Hiinas, aga vaevalt, et mõni nendest portselanipoodi sattus. Nad on ikka enamasti metsas elanud. Kuigi on ka kodustatud tõepoolest Hiinas elevante olnud. Ma ei oska, kellelgi on mikrofon sees, kas Tiit, sul on, tahad sa jätkata? Mina ütleme, et võib-olla seal on kuidagi kasutatakse mingit sarnase tähendusega mingid muud väljendid või... Ma võin sulle kinnitada, et isegi kui seal on mõni sarnase tähendusega, siis mitte kindlasti nii head kui elevant portselanipoest. Nii et sellest ärme loobu. Märt, kas sina tead? Kas on mingit ütlust? Ei, mina ka ei tea, et oleks mingit sellist portselaniga seotud ütlust. Aitäh. Ja palun. Sul on chatis üks küsimus. Kas sa näed ise? Ei, ma ei näe. Palun loe. Selline küsimus on, et kuidas eristada vana sulgudes vanusest tulnud krakleed ja uue aja selliselt põhjalt tehtud krakleed? Võib-olla rumal küsimus, kui te ei saa teine paned aru, mis ajast portselan tegelikult pärit on. Kas siin oleks vaja täpsustada seda küsimust, et kas küsija peab silmas siis seda songi erinevaid, nagu põhjasongi ja lõunasongi erinevust või sa pead sa silmas päris tänapäeval tehtud krakleed ja siis songiaegsed krakleed? Ütleme üldiselt. Ma ei ole portselani tehnoloog, nii et ma ei oska selles mõttes ma ei oska vastata, et kui rääkida põhja- ja lõunasongist, siis on selge, et ühel on nagu selgelt tugevalt väljajoonistatud krakleed, mida on silmaga kaugelt näha. Põhjasongi ajal seda sihukest tugevat krakleed näha ei ole, et sa pigem näed, et on silepind, kui lähedalt vaadata, siis on krakleed. Aga ma võin ainult oletada, et kuna krakleed tekib sellest, et või need mõrad siis selles glasuuris tekivad sellest, et glasuur jahtub kiiremini, kui jahtub see sisemine kehand, eks ole, see savi. Ja seetõttu ta peab endale nii-öelda ruumi tekitama, kuna ta tõmbab kokku, siis ta peab endale ruumi tekitama ja siis ta tekivad mõrad, et ta jääks ikkagi selle kehandi pinnale püsima. Sellest tulenevad need mõrand, et ma oletan, et seda on ka uuritud nii, et erinevatel perioodidel on kasutatud erinevaid ahjusid ja seal on erinevad temperatuurid ja seetõttu on siis see kraklee võib olla ka erinev, eks ole. Sõltuvalt siis sellest, kui kõrge temperatuurile või kui kõrges temperatuuris ühte või teist nõud on kummutatud.
aga ja kui kiiresti seda jahutatakse, eks ole, et seda krakleed saab ju suurendada, kui sa kiiresti teda jahutad, siis tõenäoliselt on see suurem, aga jah, ma selles täpse vastuse jään võlgu. Ma näitan veel ühte savi, ühte ilusat teetassi, et siin te näete ka, eks ole, et kaugelt vaadates või isegi nii lähedalt vaadates te justkui nagu krakleed ei näe, eks ole, aga kui te vaatate väga lähedalt, siis te näete ja kui te panete siia sisse, teete siin seest teed, eks ole, siis see kraklee joonistub eriti kergesti või kenasti välja, ma ei tea, kas te näete siia sisse ka või? Meil on nii väike plaan. Et ma võib-olla, kui ma näitan niimoodi lähedalt, siis äkki te näete, eks ole, et on selline päris selge kraklee, eks ole, aga ta on, muidu on ta siin selle pinna peal nii nagu õhkõrn, et teda kaugelt vaadates ei hoomagi. Aga kas võib öelda sellist masstoodangut või odavat portselani, kuivõrd saab portselan odav olla, hakati siis tegema, kui see Euroopas nagu populaarseks sai ja kas tekkisid siis tööstused või kuidas see nagu Hiinas väljendus, et kas tekkis massiline elavnemine siis? No eks odavuse poole on alati püüeldud juba vanadel aegadel ka, et ikkagi mida rohkem sa ühe korraga suudad ühes ahjus põletada, seda odavam see tükihind tuleb. Selles mõttes ei olnud see sugugi halb, et see oli lihtsalt nutikuse küsimus. Et kui sa suutsid neid panna sinna üksteise sisse, neid väikseid kausikesi nii palju, et sa saad lihtsalt vähem puitu või sütt kulutada selleks põletamiseks, siis see ongi odavam. Et see ei ole tingimata, see ei tähenda seda, et see on halva kvaliteediga portselan või kivikeraamika. Aga muuseas mõtleme, kuivõrd nagu muutus seoses sellega, et kui hakati Euroopa vedama või mujal Hiinast välja, selles mõttes, et lihtsalt müügiks mitte enam niivõrd õugotada. Jah, seda küll, et kui siin oli ka näiteid, eks ole, mida ma näitasin Mikkeli kogust mõned, mis olid üpris sellise vaba käega, hästi kiiresti maalitud koobalt sinised maalid, et siis need selgelt ei ole mõeldud, eks ole, keisrile või siis kingituseks kuhugi välismaale diplomaatidele, et seda kindlasti mitte. See oli massitarbe kaup ja need disainid ka tegelikult olid tihtipeale suhteliselt mitte koledad, aga nad olid lihtsad või siuksed robustsed, nad ei olnud siuksed õhkõrnad, peened. Tüüpmaalingud või siuke mudel kujunes. Tüüpmaalinguid oli ka loomulikult selles mõttes, et kui vaadata teinekord üks meister tegi, eks ole, võis teha kümneid ja kümneid vaase päevas, sõltuvalt kui suured need olid, aga kui ta joonistas näiteks draakonit, siis on isegi suudetud tuvastada, et see vaas ja siis see, ütleme, pott on ühe sama kunstniku tehtud, sest et on täpselt see sama käekiri, eks ole, et täiesti äravahetamises sarnased draakonid või mis iganes ta sinna siis peale on pannud. Ma küsin ka sellest samast edasi, et kas tänapäevani välja ikkagi see maaling tehakse käsitsi või on mingisugused trafarett? Ei, tänapäeval tehakse mõlemad. Tehakse nii käsitsi kui ka prinditakse. Ja tehakse ka nii, et tehakse nii glasuuri alust kui glasuuri pealset. Ja tihtipeale siis see, mis seal peal on, see on prinditud, on näha, et on niisugused väiksed, et ta ei ole järjest selline joon, mis oleks käsitsi tõmmatud, vaid et ta on ikkagi niisugused väiksed täpikesed, hästi pisikesed, aga siiski sa näed, sellest sa saad aru, et see on prinditud. Aga ütleme, et vanal ajal, kui see asi juba kommertsialiseerus, siis ikkagi tehti käsitsi, eks ole. Ja üks liigutus. Stiilist raakonit teha. Jah, seda ma ei ole küll kuulnud, et nad oleksid nuputanud välja portselan keha peale printimise. Jah, et see ilmselt, kuna see tekstuur on nii ikkagi ümar, eks ole, et sinna printida vist niimoodi ei õnnestunud, kuigi see päris huvitav mõte, et äkki katseid siiski tehti. Küll aga ma tean seda, et varased sinivalge portselan vaasid ja nõud võtsid eeskujuks prinditud raamatute illustratsioonid, nagu näiteks suutrate pildid ja kopeerisid neid siis sinna peale. Teinekord on isegi näha, et sul on vaas ja sealt on teada, et see on mingi suutra pilt, aga kuna ta vaasi peale ära ei mahtunud, siis on kuidagi pooleks lõigatud, et ainult pool pilti on järgi jäänud. Jah. Siin on see kraklee küsimusega veel jätk, eks ole. Üldiselt, aga siis viimane otsus see,
ma mõtlen võltsingute kontekstis, et asjatundmatud peavad krakleed kohe vanuse tunnuseks. Ja ei, seda ei saa küll öelda, et kraklee oleks kuidagi ainult vana portselani tunnus, et seda ikkagi tehakse tänapäeval samamoodi, et noh, see vaas, mida ma teile näitasin, eks ole, mitte vaas, vaid teetass on üpris tugeva krakleega ja selle ma ostsin Taipeist 2006 aastal ja kindlasti see ei ole vana krakleed. Võib-olla ma saan valesti küsimusest aru, aga ma loodan, et ma vastasin. Siis on üldine tehniline küsimus, et vabandage, kas see loeng tuleb ka järelvaatamisele? No üritame. Salvestuse sinu käest. Salvestus, selles mõttes see aparaat praegu minu ees peaks salvestama ja teen endast kõik, et see jõuaks Kristiina kätte. Mul on veel üks küsimus, kui tohib. Ma nüüd ei tea, kas see kraklee, osaliselt võib selle kraklee teemaga siis seonduvalt, aga võib-olla ka mitte, et Jaapanis on selline asi nagu see kintsugi, mis vist hakkas 15. sajandil levima, mis on nagu põhimõtteliselt midagi sellist, et kui mingi pott on katki läinud, siis nad väga tähelepanelikult siis ja võimalikult huvitavate esteetiliste kunstiliste võimalustega nagu parandavad selle ära. Et kas Hiinast on ka mingisugust sarnast lähenemist või noh, midagi teada või kuulda olnud või pigem mitte? Ma ei ole kokku puutunud. Ma tean, mida sa silmas pead. Või noh, vähemalt ma arvan teada. Aga mina ei ole näinud küll, et Hiinas sihukest tehnikat oleks kasutatud. Püüan pingsalt meenutada, kas kuskil on läbi käinud, aga ei tundu. Üks küsimus natukene puutub seda sama teemat, et rääkisite islamimaailma mõjutustest ja Euroopa esteetikas, Hiina keraamikas, aga kas on mingid sarnased ka teiste Aasia riikide mõjutustest, tulgudes Jaapan? Et kas Jaapani kunst on mõjutanud Hiina keraamikat? Ja teistest Aasia riikidest veel, kas on? No teada on, et Hiinas toodeti keraamikat üle terve Aasia, selles mõttes, et mitte ainult Pärsiasse või Lähis-Itta, et ka kindlasti Jaapanisse, Koreasse ja siis Kagu-Aasiasse kindlasti ja Indiasse ka. Aga kas on just võetud aluseks siis selle juures kohalik esteetika peale Pärsia nii tugevat mõjutust või Pärsia ja Lähis-Ida nii tugevat mõjutust ma ei tea, et oleks. Aga ma ei näe põhjust selles mõttes, et ühesõnaga lühike vastus on, et ma ei tea, aga pikk vastus on see, et tõenäoliselt ikkagi püüti kohanduda erinevatele esteetikatele. Aga ilmselt see islamimaailma sinivalge portselani ihalus on ainuke, mis päriselt mõjutas Hiina enda esteetikat. Et teiste piirkondade esteetikat ei mõjutanud Hiina enda portselani nii-öelda. Et siis tehti seda portselani, eks ole, ainult välisturgude tarbimiseks, mitte Hiina enda siseriiklikuks tarbimiseks. Ma loodan, et ma jällegi vastasin sellele küsimusele. Et saame õigesti aru, et see hakati ütleme, et see islamimaailma või ka hiljem Euroopa esteetikat, see oli puhas turunõudlus. See oli puhas turunõudlus. Euroopa turg avanes, siis saadi kusagilt pildid ja hakati neid piltide varpima. Jah, aga tõsi on see, et sinivalge, eks ole, tekkis ikkagi selle islamimaailma esteetika mõjul ja see hiljem see jäi Hiinasse püsima just, aga Tsingi dünastial näiteks avaldas portselani maalingutele mõju ka lääne esteetika, et kui siuke kolmemõõtmeline Hiina, eks ole, maalingutes meil kolme mõõdet enamasti ei ole, et on ikkagi suhteliselt nagu kahemõõtmeline, üheplaaniline asi. Aga Tsingi dünastia ajal, kui levisid koos jesuiidi missionäridega jõudis ka lääne kunst Hiinasse, siis hakati kasutama varjundeid, hakati kasutama sügavust, eks ole, et tekkisid sellised lääne kunsti mõjud ikkagi ka keraamikas, jah.
Nii, kas on veel küsimusi või paneme poe kinni? Mul üks veel on, kui tohib. Väga tore, Tiit. Jah, et mõnes mõttes selle eelmise küsimuse laines, aga kas midagi sellist oskad ka rääkida, et kas sellel portselanil, kuidas temaga pidi nagu ringi käima juhul, kui ta oli nagu purunenud, kas tal oli mingisugune spetsiifiline tohtis teatud asju teha temaga, teisi asju mitte, pidi teda kuidagi eraldi töötlema, selles mõttes just nagu ma mõtlen kultuurilises mõttes. Ei, selles mõttes midagi erilist sellega seal teha ei tulnud, sellest annab kas või tunnistust see väike tõsiasi, et kui ma oma vennaga Hiinas reisisin 2000 minevikus ühesõnaga, siis me sattusime ühe linnamüüri lagunenud osale, mis oli mingi dünastiaaegne müür ja me nägime seal linnamüüri sees siis portselani tükke täidiseks pandud. Ühesõnaga, mis oli katki läinud, see oli läinud selle asemel, et viia ta kuhugi prügimäele või tänavale jätta, eks ole, see visati sinna linnamüüri täidiseks. Ehk siis, kui seda nüüd mitte pidada mingiks eriliseks käitumisviisiks, siis lihtsalt nii-öelda täideti tühimikku. Aga ma võin sulle nii palju küll öelda, et Kangxi perioodil oli üks lühike aeg, mil keelati, ma mainisin seda oma loengus ka, et keelati perioodimärkide kirjutamine siis nende, näitan perioodimärk, eks ole, siin all on just nagu näidis perioodimärgist, et siis Kangxi perioodi ajal 17. sajandi lõpus, 18. sajandi alguses keelati nende märkide joonistamine ära sellepärast, et kuna siin oli keisri nimi, siis see võis katki minna ja see ei tohtinud katki minna. Ehk siis lühike periood põhjendati seda nii, et see keisri nimi ei tohi katki minna ja jumal hoidku, keegi võib sellele peale astuda, et see siis oli selline erandlik periood. Aga kas see või olla, et kui see linnamüüri sisse või seda sodi oli nii palju, et see lihtsalt sealt tehastust tootmis jääb? See võib ka olla. Üksikuid katkelinud asju nii palju kogunenud. Just, ja tänapäeva Jingdezhenis või üldse suurte keraamikatööstuste lähedal on massiivseid hunnikuid nagu mägesid katki läinud või nurjunud keraamikast, eks ole. Aga kas võib öelda ka, et seda keraamika või portselani tootmist nagu hoiti ikka saladuses? Hiinlased nagu teistele väga ei avaldanud. Mõtlen, kas seda nüüd hoiti kiivalt niimoodi surmanuhtluse, nii nagu et siidi tootmist näiteks, eks ole, ei tohtinud Hiinast välja viia, siidi ussi ei tohtinud, see oli surmanuhtlusega karistatud. Aga portselani puhul ma ei tea, et oleks olnud nii kiivalt varjatud saladus. Ilmselt nad lootsid lihtsalt selle peale, et kuna see kaoliin ehk siis see tooraine oli ainult Hiinas seal kohas leitav või natuke laiemalt kui ainult Jingdezhenis, aga siiski, et sa ei saagi seda mujalt leida ja järelikult sa ei saa seda ka toota. Ma ei tea, kas nad niimoodi mõtlesid, aga nii kiivalt seda ei varjatud, seda tehnoloogiat minu teada. Nad ilmselt ikkagi lõpuks tänapäeva mõistes varastati. Siiduussid varastati, tee varastati, hiinlased varastasid, hakkasid ise kasutama. See on normaalne ajaloo ühiskonna areng, et kõik varastavad nii-öelda, kui me tahame seda varastamiseks nimetada, siis jah, alati püütakse ikkagi kopeerida ja teha järgi, eks ole. Nüüd varastavad hiinlased tehnoloogia. No just, et mitte midagi selles mõttes ei ole muutunud. Nii. Aga siis mina tänan omalt poolt. Aitäh, Kristiina. Täname sind. Anname sulle ka tassikese. Mitte portselani. Kus sa tead, äkki see on portselani? Väga tore, aitäh. Ja siis... Orientalistika ring. Ma ei mahu siia ekraanile. Ma ütlen suur tänu kuulamast ja orientalistika ring on jälle 2 nädala pärast ja siis tuleb teemaks sikhism. Nii et... Aitäh teile, nägemist. Kas ma nüüd seda kinni? Väga huvitav, see on põhjalik kuul. Ja, aitäh.